Tšau, tšau. Siis kui video on käima pandud, siis on alati selline hetk, et oota, aga mida ma nüüd räägin siis, kuigi ma täpselt ju teadsin, millest rääkida. Aga jaa, tahtsin jagada sinule seda kohta, et see sündmuste sari, mida ma tegin, Nõiaköök, et miks see kinni pandi ja miks alustas Nõiakool. Lühidalt öeldes on asi väga lihtne, sest et lihtsalt energiad rääkisid nii. Kahjuks pidin ma oma viimase sündmuse ära tühistama, kuna väga palju osalejaid jäi haigeks ja ma mõtlesin, et ühe inimesega ma seda sündmust ei tee. Et tegelikult ma näen seal taga ka muidugi igasuguseid muid programme, mis käivituvad sellel hetkel, sest ego tasandil tekib hirm, ego hakkab kartma, ego kardab surma. Ma tean ennast ka, et kui on mingisugused sellised sündmused, kus ma nagu ei tea, kus ma ei lähe nagu jõuga sinna sisse, vaid ma valin lihtsalt, et ma lähen sinna, aga samas ma hästi kardan, et mingi osa minust tuleb nähtavale. Et siis tekivad ka enne seda igasugused hirmud ja programmid, mis võivad välja näha isegi füüsiliste haigustena keha tasandil. Nii et jaa, aga see selleks, see oli üks väga õpetlik koht minule. Selles mõttes ka väga äge koht, et see pani mind suhtlema enda allikaga sellel teemal. Ja allikast öeldi kohe, et okei, et tuleb Nõiakool. Mul oli, okei, ma olen seda nagu varem kuulnud. See on nagu selline hästi äge kokkusattumus jutumärkides, et ma olen ühes kogukonnas Urbiin Pluss ja seal üks naine tegi laivi ja teised seal kommenteerisid all, eks mina ka. Aga siis ma vaatan, et üks naine kommenteerib, et aga Karin Kai teeb ju Nõiakooli ja minul oli, et ei, ma ei tee Nõiakooli, ma teen Nõiakööki. Ja et sinna paika see jäigi ja kui tuli see info, et tegelikult on see Nõiakool nüüd tulemas, et sul tuleb seda teha, siis mul oli, ta kanaldas tulevikku, aga ma ei võtnud seda vastu. Tema enda teadmata lihtsalt kanaldas tulevikku. Ja ma olen seda veel varem kuulnud ka teistelt inimestelt, et keegi lihtsalt mingid asju ütleb lampi ja see ütleb, ei, nii ei ole nii. Ja siis järgmine hetk avastatakse, et aga näe, täpselt nüüd asi lähebki nii, et ta kanaldas mul enne seda juba, kui asi toimunud oli. Vot, aga Nõiaköök sai alguse ühe minule väga kalli inimesega ja kellega me siis igapäevaselt tegelikult, peaaegu igapäevaselt me istusime teetassi taga ja ajasime juttu ja lahendasime üksteise teemasid ja skännisime ja harjutasime ja mis iganes. Ja sellest kujuneski Nõiaköök välja, aga kahjuks enamus inimesi ei vaadanud selle sündmuse energiat. Ma saan täiesti aru, et kui sa elad täiesti tavamaailmas, siis sa ei oskagi vaadata seda taustas ja võib-olla ei märka sa seda tunnet või isegi kui tunne oli, et huvitav, et oleks sinna minna. Aga see on ju köök, et seal niikuinii kokatakse, et väga paljud inimesed on tulnud minu käest küsima, et mis te siis kokate seal, et mis te kokku keerate. Et ja nalja poolest ma olen siis vastanud, eks me kokkame üksteise ajusid seal. Aga see selleks, jälle see selleks. Et kuna selle väga kalli inimesega läksid meie teed lahku aasta alguses, siis ma järjest tegelikult hakkasin märkama, et selle sündmuse energia lihtsalt hakkas lagunema. Ja ma ei saanud nagu alguses sellele pihta, et see tagantjärgi tarkus on tulnud alles nüüd, et nüüd ma saan aru, et energiad muutusid, et nüüd tuleb midagi muud teha. Ja sellest ka siis see juhis
allikalt ehk minu kõrgemalt minalt, et ma aeg-ajalt teen väga pikki vestlusi enda allikaga, kõrgema minaga ja seda on väga huvitav muide pidada, et täiega soovitan sul ka õppida ära see ühendus enda allikaga ja sealt nagu tuleb puhast kuld ainuke asi, et keegi võiks selle salvestada ka samal ajal, sest et kõik lihtsalt ei jää meelde. Aga jaa, sest et kui ma vaatan oma elu, siis mul on viimased aastad peale seda Bali retriiti, kus ma nagu silmad nagu avanesid lihtsalt mingis mõttes, sain aru sellest, et harjutan, proovin, testin, katsetan, kasvan. Ja see on nagu viinud nii ägeda tulemuseni. Ja miks ma teen seda nõiakooli? Ma ei tee seda mingisuguse suure sündmusena nagu või suure kursusena tähendab, vaid ma teengi nagu korra kuus seda sündmust. See on selle jaoks, et seda saaks valida, seda saaksid paljud valida ja sealt saab ka selle maitseproovi, et kes mina üldse olen ja kas sulle meeldib minuga koostööd teha, koos õppida. Et mul on hästi lihtne olnud toimetada energiamaailmas. Mul on väga võimsad rännakud olnud, ma saan suhteliselt kergesti seal energiat ära muuta ja toimetada, aga mul on olnud hästi raske siin füüsilises reaalsuses nii-öelda tavamaailmas hakkama saada. Ja eks ma õpin, iga hetkega õpin, aga need, kes elavad nagu väga-väga selles tavareaalsuses ja kellel puudub ühendus iseendaga, iseenda allikaga, siis neid inimesi ma olengi tulnud siia õpetama. Lisaks see, et ma olen siis metameditsiini taustaga, see tähendab seda, et minu maailmas on haigustel mentaalsed põhjused. See tähendab, et mingisugused šokid, mille me oleme läbi elanud kunagi ja see võib mingi imepisike asi olla, aga see salvestub sinu kehasse ja kui neid šokke tuleb veel peale, siis see hakkab oma teed toimetama seal. Üldjuhul ongi siis kas mingi vähk, võib-olla on lihtsalt kõige lihtsam variant on mingisugused allergiad ja muud asjad. Ma ei teagi, mis asi on lihtne üldse. Aga et ma ei teagi, kuhu ma tahtsin sellega jõuda, on võib-olla see, et ma nagu ei tea ainult sellest nii-öelda sellest energiatöö tajumine, vaid et ma tean tegelikult süvitsi neid haiguste teemasid. Mind ennast on huvitanud toitumise teema, ma olen 10 aastat põhimõtteliselt tegelenud toitumisega. Ma 7 aastat olin ise taimetoitlane. Täna ma valin süüa põhimõtteliselt kõike, mis kehale sobib. Ja minu elukogemused on olnud, ütleme niimoodi, et antakse siis täpselt nii palju, kui kanda jõuad. Et need kogemused, mis ma olen oma elu jooksul saanud, ei ole meeldivad olnud. Aga see on mind viinud siia sellesse kohta, kus ma praegu olen. Tänu sellele ma suudan mõista neid inimesi, kes on väga raskes seisus. Tänu sellele ma suudan aidata. Et ma võiks ka öelda, et ma olen kogemusterapeut, aga ma ei ole selleks õppinud ja mul ei ole tunnet, et ma pean õppima selleks millekski. Ma lihtsalt jagan oma kogemusi. Mida ma veel teen? Mul on hullult hea nina, kui sul on mingisugune aktiivne protsess. Ma ütlen sulle, et minu füüsiline keha reageerib kõigepealt, kui ma nagu taju ei ole
nagu teadlikku aju ei ole, et mul hakkab käsi valutama, mul hakkab parem käsi hakkab õlast valutama ja siis ma tean, et keegi minu lähedal seisev inimene on mingis aktiivses protsessis, mida ta üritab hullult varjata. Et see nõiakool ei ole mitte mingisugune nõidumine, vaid et on iseendaga ühenduse saamine, sest tegelikult nii igas naises kui mehes on see sisemine nõid. Et jah, öeldakse küll, et naised on kõik nõiad ja no okei, ütleme siis mees on sorts, on ju, või kes iganes ta sealt välja tuleb. Aga noh, mina oma selle sisemise nõiaga olen kohtunud korduvalt ja see nõid on väga jõuline, väga ülbe, ta on väga tark ja ta igapäevaselt ei ole nähtaval. Igapäevaselt on nähtaval selline malbe selline pehme olemus. Aga olen täheldanud seda, et kui mina teen mingisuguseid suuri sügavaid lahustusprotsesse läbi, kui ma olen mingisugusest kohast läbi tulnud, siis nendes protsessides tõstab see nõid nagu nii tugevalt pead. Ja see hakkas nii toimuma peale minu paliretriiti, et see on siis praktiliselt 2019, no varsti saab 4 aastat. Nii et ka kui sa tahad oma elus totaalseid muutusi, siis vali endale mingisugused elu muutvad asjad ja ära vaata päriselt ka hinda, kui sa tunned kutset, sest minu kutse tookord palile minna oli nii suur ja see kutse tegelikult sai alguse juba pool aastat enne seda, kui see sündmus üldse välja pandi. Ma juba pool aastat enne seda teadsin, et ma lähen palile. Nii et nõiakool siis. Nõiakool. Ma tavaliselt häälestan inimesi läbi mingisuguse meditatiivse praktika. Seekord tahaks teha mingit sellist sügavamat praktikat, et seetõttu ma palusin ka märkmiku kaasa võtta, et ühesõnaga see, mis sa seal praktikas näed või kuuled või tajud, et sa saaksid selle märkmikusse kirja panna ja siis me räägime sellest. Oleneb, palju inimesi ruumis on. Üldjuhul on keskmiselt, kui ma vaatan oma nõiaköögi neid sündmusi, siis 2 sellist raskemat, pikemat sündmus saab selle õhtu jooksul ära lahustada küll, lahendada. Ja eesmärk ongi see, et mitte, et mina ei ole see, kes seal kõike lahendab, vaid et kui sina oled sinna ruumi tulnud, et sul on ka julgus öelda, kui sul on mingisugune taju või tunne, et sa ütleksid seda välja ja harjutaksid siis selles mõttes enda väge nähtavale tooma ja usaldama seda, mida sa tajud või näed. Sest et meie mõistus on suhteliselt uskumatu, et see, et kui sul on mingisugune tunne või taju, siis sul on vaja nagu tõestus sellele kogu aeg. Et sa nagu ei usalda seda, mida sa tunned või tajud, et äkki panid puust ja võib-olla ükskord eksisidki, aga mis siis? Siis sa vähemalt õpidki nagu aru saama, et see on see tunne, et nüüd ma saan aru, et see oli siis. Et täiega tule kohale, tule julge, proovi, tule harjuta, küsi küsimusi, et ma ei kasvata sinust mitte mingisugust nõide, vaid et lihtsalt saaksid ühendust iseendaga ja saaksid lendu tõusta sealt. Ainuke, mõtlen, et mida ma võib-olla veel kindlasti kaasa võtan, on minu eeterlikud õlid. Ja mul on täiega tunne, et peaks mürri kaasa võtma, et mürr on siis see, mis nagu nii totaalselt kiiresti nagu lööb inimese välja puhtaks sellest võõrast energiast ja aitab ühendust saada, ta on nagu väga-väga võimas. Et kui sa oled hästi-hästi ülitundlik, siis sa saad nagu hetkega aru sellest mürritoimest. Et mina olen suhteliselt tundliku kehaga, aga ma täheldasin seda, et kui ma olin haige ja kõrges paravikus ja see mürr pandi mulle selja peale,
siis see oli nagu ülivõimas, kuidas lihtsalt nagu tõmbas niimoodi puhtaks ja tõmbas su sageduse kohe nii ülesse, et see kogemus oli täiesti, et vau, et nii võimas õli või. Et kui sa oled nagu tavatoimetuste seas ja teed mingisuguseid tavalisi asju, siis sa ei pruugigi seda märgata. Aga kui sa tunned veel siis eeterlike õlide kohta ka mingisugust huvi ja tahaksid rohkem teada, siis seda saab ka alati küsida, sest et saan sulle rääkida, saan sind juhendada kohta, kust selle konkreetse firma neid õlisid saab. Et ta ei olegi tegelikult õli, ta on eeter, see on selle taime eeter, et kui sa võtad pudelilt korgi maha, siis ta aurab ära. Et see lihtsalt aitab toetada sinu näiteks mentaalset ja füüsilist seisundit. Täiega mõnus on aromiteraapia. Aga rohkemat ma sulle selles mõttes rääkida praegu ei taha, sest et ma olen 15 minutit rääkinud peaaegu. 16 minutit, jah. Et mis seal ikka? Täiega selline energia, tule siis, kui tahad. Nagu täiega tule kohale lihtsalt. Sa nagu saad niimoodi sellise kasvu, et mida sa oma elust küsinud oled, mida sa oma elus nagu näed või tunned või et kuidas sa oma elu elada tahaksid. Kas sa tahaksid olla see 8-5 tööl käia iga päev selline tavaline rutiin, et töö, kodu, naisena siis kokkamine, pere, lapsed, koristamine ja kõik muu, et kas sa oled rahul päriselt sellega või sa tahad, et seal oleks midagi muud veel? Kas sa tahaksid, et sul oleks mingisugune teistsugune maailm veel, kas sa tahaksid endale paremini manifesteerida ja asju tõmmata ligi olukordi, kus sa nagu täiega tunned, et on vau, kui milline ime lihtsalt juhtub. Tead sa seda, et kui sa tõstad oma sagedust, sa oled paremas sageduses, sa oled paremas kohas, siis sinu ellu tulevadki paremad asjad. Kas sa tead seda, et kui sinu sagedus on kõrge, siis sa näedki ainult imesid. Kui sa oled hästi madalas sageduses, madalas augus, kõik on sitasti, siis sa näedki ainult seda sitta ja seda sitta sa tõmbad juurde. Kui sa nagu lendled kõrgelt, siis sa näed, kuidas päike särab, mis sellest, et vihma sajab samal hetkel. Sa näed nagu neid eluvõimalusi. Seal üksi kuskil augus olles sa lihtsalt ei näe neid. Ja nii ongi. Täiega tahaks sulle öelda, et ma ei pea sulle tõestama, et miks sul on vaja tulla sinna minu siia nõiakooli ja miks ma pean sulle tõestama seda, kui hea ma olen või mida ma sulle õpetan või mis kasu sa sellest saad. Vaata oma tunnet. Sinu tunne ütleb ära kõik selle. Absoluutselt. Vaata seda, mis tunne sul tekib sisse. Või kui sa nagu täiega reageerid, mingi nõiakool, vot siis peaksid ka vaatama, mis seal peegli taga tegelikult toimub. Sellepärast, et kui mingisuguste asjade peale sa totaalselt jõuliselt reageerid, siis järelikult see puudutas sinus mingit kohta ja seda on vaja lihtsalt vaadata. Nii et kohtume esmaspäeval 10. oktoobril, kusjuures 10 portaal on ka lahti ja see nagu on veel võimsam energia. Nii et kasuta ka selle portaali nagu energiaid ära, et luua midagi ägedat enda ellu. Vot, aga nüüd ma lõpetan ära. Tšau!